sõjas aetakse keerukust sageli segamini tõhususega. Inimesed eeldavad, et keerukamad, arenenumad ja kallimad relvad või strateegiad peavad olema olemuslikult paremad kui suhteliselt algelised ja taskukohased alternatiivid. Ometi on ajalugu tõestanud, et kõige otsustavamad võidud võivad tulla kõige lihtsamatest ideedest. Ukraina on seda põhimõtet korduvalt tõestanud oma sõjas Venemaaga. Samal ajal kui Moskva on valanud miljardeid meeleheitlikesse tupikprojektidesse, mis olid määratud pettumuseks. Näiteks rakettidesse, mis ei käivitu, ja uhketesse hävitajatesse, mis kunagi õhku ei tõuse, on Kiiev kasutanud palju tõhusamalt improviseeritud taktikaid ja üsna lihtsaid süsteeme. Ja nüüd on see kasutusele võtnud ilmselt kõige lihtsama neist kõigist, uskumatult lihtsa aiapostipommi, mis on viinud Vene väed täielikku paanikasse, kui nad mõistavad hirmutavat tõde, neil pole enam kusagile peitu pugeda. Me ei tea selle pommi nime, kuid me teame, et selle pildid on hakanud kulutulena levima Vene sotsiaalmeedias. Need pildid näitavad uut tüüpi Ukraina droonipommi, mille ühes otsas on sabauimed ja teises otsas terav metallist tipp, mis sarnaneb aiapostide all olevate maasse tungivate piikidega. Pole vaja olla sõjaväeekspert, et aru saada, milleks see pomm on mõeldud. See on läbistuspomm, mille terav ots on mõeldud struktuuride purustamiseks ja võimaldab pommil enne plahvatamist hoonetesse tungida või maasse kaevuda. See on uskumatult lihtne seade. Ukraina on tegelikult teinud vaid seda, et on võtnud tavalise pommi, mida mehitamata õhusõiduk ehk UAV suudaks alla visata ja lisanud sellele metallist tipu. Midagi sellist toota oleks uskumatult odav ja nende pommide masstootmine ei oleks sugugi keeruline. Kuid hoolimata selle laskemoona lihtsast olemusest arvatakse, et Vene sõjablogijad on selle ohust äärmiselt mures. Ja pole raske mõista, miks. Kuna Ukraina droonide armee on arenenud, on rindeliinid muutunud Vene sõdurite jaoks üha surmavamaks paigaks. Nad peavad pidevalt taevast jälgima, otsides märke või helisid nende suunas liikuvatest droonidest, teades, et nende elu võib hetkega lõppeda. Tõepoolest, paljud neist sõduritest võivad end õnnelikuks pidada, kui nad elavad rindeliini tapatsoonis üle 1 nädala ning mõnes surmavamas piirkonnas mõõdetakse eluiga mitte päevades või tundides, vaid minutites. Selle tulemusena on Vene väed pidanud kohanema. Nad on pidanud leidma viise, kuidas suurendada oma ellujäämisvõimalusi nendes surmavates piirkondades. Piirkondades, kus neil õnnestub mingil määral territooriumi kontrollida, on nad suutnud paigaldada droonivastaseid meetmeid, nagu võrgud, traatpuure ja terasvõrkkatteid teede ja radade kohale. See teeb neil lihtsamaks ühest kohast teise liikumise või isegi sõidukite kasutamise ilma hirmuta, et Ukraina droon suudaks neid kergesti rünnata või ülalt pomme visata. Teistes piirkondades on Vene üksused aga sunnitud lihtsalt varjuma ja lootma parimat. Kui nad liiguvad järgmiste sihtmärkide poole, on rünnakumeeskonnad õppinud end tekkidega varjama või puude alla või taimestiku vahele peitu pugema, lootes, et neid ei märgata. Mõnikord see töötab, kuid sageli mitte, sest paljudel Ukraina droonidel on soojuskaamerad, mis muudavad Vene sõdurid kergesti leitavaks isegi siis, kui nad arvavad, et on peidus. Kui venelastel õnnestub siiski tervelt linnadesse või küladesse jõuda, otsivad nad sageli varju kohalikes keldrites ja punkrites. Tõepoolest, viimastel aastatel on olnud arvukalt teateid väikestest Vene üksustest, kes hiilivad Ukraina asulatesse, peidavad end maa alla ja ootavad sobivat hetke, et korraldada üllatusrünnak. Oleme näinud ka, kuidas venelased ehitavad punkreid tugevate palkidest katustega, millele on peale kuhjatud kuni umbes 30 sentimeetrit mulda, et summutada plahvatusi ja killust. Ukrainal on olnud raske selliste taktikatega toime tulla. Isegi kui Ukraina väed saavad teada, kus venelased varjuvad, võivad nad vajada mitut drooni ja pommi, et need maa-alused peidupaigad hävitada. See võtab aega, andes venelastele võimaluse vastulöögiks või põgenemiseks. Teise võimalusena võib Ukraina saata oma rünnakumeeskonnad keldritesse ja punkritesse tungima, kuid see taktika on teatud määral riskantne. See tähendab, et Ukraina sõdurid peavad oma elu ohtu seadma, mida riigi komandörid püüavad võimalusel vältida. Ajapostipomm muudab aga olukorda. Tänu ogalisele alusele on sellel pommil potentsiaali üsna lihtsalt läbistada droonivastaseid võrke ja traatvõrku, samuti lõigata läbi keldriuksi või punkrikatuseid. Selles kontseptsioonis pole midagi uut. Tegelikult on läbistavad pommid ehk punkrilõhkujad olnud kasutusel juba peaaegu sajandi. Mõned esimesed näited sellest nähti Teise maailmasõja ajal.
Näiteks Saksa Luftwaffe töötas välja rakettmootoriga soomust läbistavate pommide seeria, mida kasutati laevade ja kindlustatud sihtmärkide vastu. Umbes samal ajal tuli Briti insener Barnes Wallace, põrkepommi leiutaja, välja 2 erineva punkrilõhkuja kavandiga: 5-tonnine Tallboy ja 10-tonnine Grand Slam. Neid niinimetatud maavärinapomme varustati sabauimedega, mis võimaldasid neil kukkudes pöörlema hakata ja enne maapinnale jõudmist suurt kiirust koguda, et läbistada kõvastatud pindu. 1980-ndatel elustasid Ameerika Ühendriigid punkrilõhkuja kontseptsiooni, luues 2000 naelase ehk 900 kilogrammise Blue 109 pommi, mis sillutas lõpuks teed oluliselt suurema Massive Ordnance Penetratori ehk Moabi väljatöötamiseks. See 30 000 naela ehk 14 000 kilogrammine pommikoletis suudab enne plahvatamist läbistada mitusada jalda maad või mitu tosinat jalga raudbetooni. Kuigi nende konstruktsioonide võimsused on aastate jooksul üsna palju erinenud, on läbistavatel pommidel alati olnud samad põhijooned, mis eristavad neid tavalistest või üldotstarbelistest lõhkekehadest. Esiteks on neil tavaliselt kitsas ja piklik kuju, mis aitavad neil õhus kiirust koguda, ning mingi terav või voolujooneline ninaosa, mis on mõeldud selleks, et nad suudaksid maasse tungida või kindlustatud materjalidest läbi murda. Need on tavaliselt ka tugevdatud, et taluda kokkupõrke hetke ilma purunemata või kohe plahvatamata. Paljudel neist on ka viitega sütikute süsteemid, mis tagavad, et pomm plahvatab alles pärast seda, kui ta on edukalt läbistanud oma tegelikku sihtmärki ümbritsevad kaitsekihid. Kuigi see võib tunduda uskumatult lihtne võrreldes näiteks Blue 109 või Moabiga, järgib Ukraina aiaposti pomm samu põhikujunduse põhimõtteid. Sellel on sama tugevdatud konstruktsioon ja sama läbistav ninaosa. Forbes võttis aega, et uurida selle pommi olemasolevaid pilte lähemalt. Nad märkasid, et ühel pildil on Tolsoni 300 mm rauasaag, mida nad kasutasid võrdlusraamina, et aru saada, kui suur see pomm oli. Sellest järeldasid nad, et ogaline ots on kõige tõenäolisemalt kas võetud või tehtud standardsete 100 mm aiapostide ogade järgi. Siiski on mõned olulised erinevused. Nagu Forbes kirjutab, on tavalised kaubanduslikud aiaogad pressitud plekist ja seejärel masinaga kokku keevitatud. Pommioga paistab aga olevat käsitsi kokku keevitatud. Veelgi enam, metall ise tundub olevat paksem kui see, mida leiaksid tavalise aiaoga juures. Nii et isegi kui oga ise algselt pärines ehituspoest, on Ukraina võtnud aega, et teha väärtuslikke muudatusi, muutes selle tugevamaks ja paremini sobivaks oma eesmärgiks tungida punkritesse ja läbistada muid materjale. Forbesi arvutuste kohaselt, kui selline pomm, mille hinnanguline kaal on umbes 25 naela ehk 11 kilogrammi alla visata mõnesaja jala kõrguselt allalastuna, peaks see suutma läbistada vähemalt jalajagu tihedalt kokku surutud mulda ja kive või umbes 4 jalga pehmemat pinnast. Ja juba on olemas selged tõendid, et see pomm teeb täpselt seda, mida vaja. Internetis jagati videot, mis näitab aiaposti pommi kasutuses. See näitab üsna selgelt täpselt sama pommi, kuigi teist värvi sabauimedega, mida lastakse ülevalt alla hoonesse, kus Vene sõdurid võisid tol hetkel varjul olla. Me näeme, kuidas pomm tabab maad, kuid see ei plahvata kohe. On selgeid tõendeid, et nagu teisedki punkripombid, on ka aiapostipommil viitega sütik, mis annab sellele aega tungida sihtmärgini enne plahvatamist. Mõni sekund pärast mahakukkumist plahvatab pomm ning plahvatus on piisavalt tugev, et põhjustada ümbritsevale ehitisele märkimisväärset kahju. See on odav, see on lihtne ja see muudab mängu. Aga enne kui me selgitame, miks see nii on, siis kui selline teave sind huvitab, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me teeme selliseid analüüse iga nädal. Nüüd on aiaposti pommil potentsiaal muuta eesliini sõjapidamise olemust. Kuni selle hetkeni olid venelased suutnud oma droonivastaste meetmete ja kindlustuste abil kindlustada teatud varustusteid ja hoida enda käes maa-alasid. Ukraina suutis neid asukohti rünnata, kuid nende rünnakute tõhusus oli alati piiratud. Paljud droonid ja pommid läksid raisku, kuna nad põrkasid kokku võrkude, võrktõkete või punkrite katustega, selle asemel, et tabada kõige olulisemaid sihtmärke, nagu Vene sõdurid, sõidukid ja muud varad. See uus pomm lahendas aga need probleemid iseseisvalt. Nüüd ei ole enam tähtis, kui palju Venemaa püstitab droonivastaseid võrke ja aedu, sest aiapostipomm suudab neist otse läbi tungida. Kremli kilbid ei paku mingit kaitset selle plahvatusohtliku täienduse vastu Ukraina arsenalis. Ja see pole veel kõik. Varem oleks Ukraina pidanud viskama mitu pommi samasse kohta, et üldse punkrisse sisse murda. See polnud mitte ainult raiskav ja aeganõudev tegevus, vaid see tähendas ka seda, et venelased said piisavalt hoiatust ning suutsid üsna lihtsalt põgeneda enne, kui nende kaitse oli murtud.
aiapoist ei anna mingit hoiatust, see ei lase venelastel mingitki edumaad saada. Üheinsa löögiga suudab see hävitada terveid sõdurirühmi, purustades punkrite katuseid ja põhjustades kogu ehitise kokkuvarisemise enne, kui seesolijad üldse aru saavad, mis neid tabas. Isegi kõige paremini kaitstud varjendid jäävad täpsele aiaposti löögile alla ning parim osa on see, et Ukrainal on juba olemas droonid, mis suudavad neid lõhkekehi kohale toimetada. Aastaid on Kiievi väed kasutanud selliseid droone nagu Vampire, raske pommitusdroon, samuti teisi mudeleid nagu Kazan, Heavyshot ja Nemesis. Kuigi nende nimed ja tehnilised andmed võivad erineda, teevad nad kõik sisuliselt sama asja. Toimetavad pomme lahinguväljale ja ründavad vaenlast ülevalt, andes vastasele minimaalselt aega reageerimiseks või kõrvalepõikamiseks. Mõned neist suudavad isegi lasta 15-kiloseid ehk 33 naelaseid pomme sihtmärkidele, mis asuvad kuni 16 kilomeetri ehk 10 miili kaugusel. Vene sõduritel on kõigi nende droonide jaoks üldnimetus Baba Yaga, legendaarne lapsi sööva nõid slaavi folkloorist. Paljude nende sõdurite jaoks on Baba Yaga pommitajad võib-olla kõige hirmutavam asi, millega nad lahinguväljal kokku võivad puutuda. Isegi Baba Yaga drooni sumisev heli piirkonnas on piisav, et isegi kõige karastunuma Vene sõduri mööda selga külmavärinaid jooksma panna, sest nad teavad, milleks need droonid võimelised on. Varem said need sõdurid siiski mingitki lohutust või meelerahu leida, kui neil õnnestus varjuda punkrisse või peituda droonivastase võrgu alla. Nüüd on see lohutus kadunud, sest järgmine Baba Yaga droon, mida nad näevad, ei pruugi enam kanda tavalist miinipildu ja mürsku või tankitõrjemiini. See võib hoopis olla vaid hetkede kaugusel sellest, et neile otse pähe aiaposti kukutada, mis lõikab kergesti läbi kõigist kaitsevahenditest, mis talle ette jäävad. See hõlmab võrke, kaitsevõrke, mulda, lehestiku ja palju muud. Veelgi enam, paljud Ukraina pommitajadroonid on varustatud nutika pommide sihtimistarkvaraga, mis võimaldab neil tabada liikuvaid sihtmärke nagu veoautod ja muud sõidukid. Seega, isegi kui venelased saavad aru, et pommitajad on nende poole teel ja üritavad põgeneda kas jalgsi või kasutades kõiki sõidukeid, mis neil käepärast on, ei ole nad ikkagi turvaliselt. See näitab, kui oluliseks on raske pommitajadroonid selle sõjaetapi jooksul muutunud ning neid on nimetatud rindeliini tähelepanuta jäänud kangelasteks. See on sellepärast, et nii paljud uudislood ja pealkirjad keskenduvad esimese isiku vaatega kamikaatsedroonidele ja väiksematele nelikopteritele, mis on mõeldud otse tankidesse lendamiseks ja kokkupõrkel plahvatamiseks. Just nendele droonitüüpidele on Venemaa kogu oma sõjalise kampaania jooksul Ukraina vastu üha enam keskendunud. Tehased toodavad tuhandeid ja tuhandeid FPV droone rindeoperatsioonideks, samal ajal kui kaugmaa ründedroone lastakse Ukraina linnade ja asulate pihta. Ka Ukraina on üles ehitanud FPV drooniarmee, kuid on samal ajal võtnud aega mitmekesistamiseks ja teiste võimaluste, näiteks pommitajate uurimiseks. Nende droonide eelis seisneb selles, et erinevalt ühesuunalistest kamikaatsedrooniest saab neid korduvalt kasutada. Üks ainus droon suudab teha arvukalt väljalende, toimetades eesliinile mitukümmend naela lõhkeainet ning seejärel tagasi baasi lennata, et varusid täiendada. See võimaldab Ukrainal igast droonist palju rohkem kasu saada. Nii et kuigi Baba Yaga pommitajad maksavad tavaliselt rohkem kui FPV droonid, võivad need pakkuda palju suuremat investeeringutasuvust, sest üks ainus droon suudab hävitada hulgaliselt Vene sihtmärke, enne kui see lõpuks alla lastakse. Ukraina pommitajad on samuti uskumatult täpsed ja tegutsevad sageli öösiti pimeduse varjus, kui venelased arvavad end olevat turvalisemad. Ründemeeskonnad liiguvad sageli majast majja pärast päikeseloojangut, olles vaikselt enesekindlad, et vaenlase droonipiloodid ei suuda neid varjudes liikudes märgata. Aga Baba Yagad suudavad pimedusest läbi näha ja oma sihtmärgid hävitada hämmastava kergusega. On olnud teateid, et need droonipommitajad on hävitanud veoautosid, väekontsentratsioone, punkreid, juhtimispunkte ja isegi õhutõrjesüsteeme. Ja mõnede hinnangute kohaselt võivad need droonid põhjustada Vene sõjamasinale isegi suuremaid kaotusi kui tavalised FPV droonid. Pole ime, et Ukraina jätkab nendele tugevalt panustamist. Praeguseks toodab ja hangib ta rohkem raskeid pommitajaid kui kunagi varem. Ja nagu näitab aiaposti pomm, leitakse nende kasutamiseks üha tõhusamaid viise, neutraliseerides Venemaa kaitsevõime ning pakkudes vaenlasele lähinädalatel ja kuudel veelgi hirmuäratavamat väljakutset. Sellel võivad olla tohutud pikaajalised tagajärjed. Näiteks selle uue relvaga võib Vene rünnakumeeskondadel muutuda märkimisväärselt raskemaks territooriumi vallutamine ja hoidmine. See on juba praegu uskumatult keeruline, mistõttu nii paljud Vene sõdurid hukkuvad ja miks Kremli sõjamasin paljudes piirkondades takerdub või isegi taandub.
aga vähemalt varem, kui Vene vägedel õnnestus asulasse imbuda, said nad rajada kaitsepositsioone, mis andsid neile reaalse võimaluse kanda kinnitada ja oma asukohta kaitsta, kasutades seda hüppelauana edasisteks vallutusteks. Aiapostipomm teeb selle kõik võimatuks. Nüüd, isegi kui Venemaal õnnestub asulasse sisse tungida ja mõned punkrid või kaevikud rajada, piisab Ukrainal vaid mõne aialati pommi saatmisest, et kas kõik hävitada või sundida ellujäänud tavanema. See omakorda võiks avada Ukrainale uusi võimalusi territoriaalsete edusammude saavutamiseks. Ja tundub, et see juba toimubki, sest Vene sõdurid on hakanud Telegrammis jagama arvukalt teateid Ukraina uute droonipommide kohta, mis purustavad nende varjualuste katuseid ja ohustavad paiku, mida varem peeti suhteliselt turvaliseks. Oluline on märkida ka seda, et aiaposti võiks kasutada ka mujal, eemal rindeliinist. Ukraina võiks näiteks otsustada kasutada oma odavaid punkrilõhkujaid selleks, et rünnata taristut, mida Venemaa on püüdnud kindlustada. Neid võiks visata näiteks naftaterminalide, laskemoonaladude, angaaride, ladude ja juhtimispunktide pihta. Kohad, mis on varem olnud vastupidavad kamikaatsedroonidele, ei pruugi suuta taluda nende läbistavate pommide sügavamaid ja surmavamaid lööke. Ja väidetavalt on Ukraina juba alustanud nende laskemoonade masstootmist. Võib-olla vaid aja küsimus, millal näeme kümneid, kui mitte sadu punkrilõhkujaid, mis pühivad Vene sihtmärke kaardilt enneolematu tõhususega. See on see, milles Ukraina on parim. Selleks ei ole vaja miljardite dollarite suurust eelarvet. Selleks ei ole vaja maailma parimaid sõjatehnoloogiaid. On tõestatud ja jätkab tõestamist, et Ukraina suudab oma vaenlast ületada, üle mängida ja üle kavaldada, kasutades suhteliselt lihtsaid ideid uskumatult tõhusalt. Aiaposti pommis pole midagi murrangulist. See näeb välja kohmakas võrreldes nende viimistletud lõhkekehadega, mida kasutavad maailma suurimad sõjalised jõud, ja selle valmistamine ei saa kindlasti palju maksta. Ometi on see juba tõestanud end palju tõhusama ja mõjusamana kui palju keerukamad ja kallimad alternatiivid, näidates taas, et lahinguväljal on mõnikord kõige lihtsamad ideed kõige nutikamad. Nüüd saad sellest videost veelgi rohkem teada, kuidas Ukraina kogub hoogu ja surub Vene vägesid rindel tagasi. Või vaata seda videot, et näha, kuidas Kiievi väed sillutavad teed Krimmi täielikuks vabastamiseks pärast enam kui 10 aastat kestnud Vene okupatsiooni selles piirkonnas. Ja lõpuks ära unusta tellida The Military Show'd, et saada veel sellist sisu.